Kus läheb? Ma tahaks hullult vastata nii, mis kaamerasse ei sobi. Aga vasta palun. Ei, Okay. ei vist päris nii ei saa, kui sisse läheb. Mul on tegelikult viimasel ajal see teema, et sõpradega, et ma küsin alati päriselt, kuidas läheb, siis minu meelest, kuidas läheb, võiks olla nagu päriselt küsitud. Ma päriselt küsin, tegelikult mind huvitab ka, kuidas sul läheb, sest kogu see olukord. Jaa. Aus vastus on see, et mina vist julgen öelda, et hetkel kehvasti. Inimesed ütlevad, et normilt või läheb kah või siis mõni isegi ütleb hästi, siis mul on mingi, mis elu sa elad siis nagu siis, kui nagu kõik on täiesti avatud ja võimalik, on ju. Et ma ei pelga vist seda, et olla ebapopulaarse vastusega, kui nii on ka. Vaata, me vahel sisendame endale, et läbi teatavate mingi suhtlemiste ja mediteerimist ja nii edasi, mida ma ise ka tegelikult teen. Õpetan ju 10. klassis siin nüüd mõtiskluste meditatsioonikursust, on ju. Siis ma olen selles mõttes aus inimene, et ma ei ole kunagi olnud selline teoreetik, kes ütleb asju, kui ma nagu ise ei proovi nende järgi elada. Ja siis ma praegu ütlen küll päris ausalt, et ei lähe hästi. Ja võib-olla mingil ma olen isegi hea öelda, siis inimesed tunnevad, et oih, keegi veel. Või keegi veel julgeb öelda tegelikult, et nagu tal ei lähe vaata väga hästi. Et selles mõttes ma tunnen lihtsalt seda natuke, et väga pikalt on veninud see selline olukord, kus sa pead hästi palju elama selle järgi, kuidas mõnes mõttes väliselt sulle öeldakse. Ja ühtepidi kogukonna liikmetena ma ju ka järgin. Minu jaoks on normaalne see, et kui on mingid reeglid või piirangud, siis ma toimetan nendega. Ja kui keegi kuskil sellest võidab, on see siis mingi meditsiinisüsteem või vanemad inimesed ja nii edasi, on isegi kui mina otseselt ei ole see sihtgrupp. Aga lihtsalt, mis puudutab mu oma elu või tööd, siis ma tunnen, et ma olen puhas kontaktinimene. Ma olen nagu full on 100% kontaktinimene. Ja see, mis võib-olla praegu toimub, on hästi palju röövinud minult selle, mis annab mulle vahel põhjuse tunda ennast väärtuslikuna. Et mul on lihtsalt selliseid päevi, kus ma tunnen, et mis väärtust ma siis nüüd loon oma tööga näiteks. Sest 32. ma olen siin 10 aastat põhimõtteliselt äraminemistega koos nagu toimetan. Ma tunnen seda maja enda jaoks noore inimese elus tegelikult üsna pikka aega juba. Ja ma arvan, et kõik see, mis ma olen siin aastatega loonud, see aasta ma lihtsalt tunnen, et aga mis on siis see väärtus, mis ma praegu teen. Sest üks asi on see virtuaalsed mingid tegevused ja midagi kuskil toimub. Aga päriselt mulle meeldib see, mis toimub siis, kui inimesed on ühes ruumis. Siis, kui me midagi ette valmistame, meil on protsess, meil on proov, meil on kontakt, meil on naljad, nii edasi. Sest et huvitegevuse point või meie maja point on kogu aeg see, et me õpime olema kontaktis ja sotsialiseeruma. See, et me täna siin istume, minu jaoks igal juhul selle tööpäeva highlight rohkem kui see, et mul oli koosolek, kus me panime mingisuguse virtuaalsete vahetundide kava kokku, mis on ühtepidi lahe. Me leevendame mingit olukorda inimeste kodudes, aga ma vist olen 10 aasta jooksul rohkem istunud üks-ühel oma ruumis ja tundnud, et inimene vaatab aastate järgi tagasi, mõtleb, et see vestlus või need vestlused mõjutasid mind rohkem kui võib-olla kokkuvõttes see sündmus, mida ma korraldasin. Ja siis on sellepärast ma tunnen, et selle lõppaastal võib-olla eriti tunnen, et mis on siis see väärtus täpselt, mida haarata kaasa. Ja siis tekibki neid päevi, kus ma mõtlen, et ei, ma ei tunne ennast nagu täna hästi, vaata, et mingid asjad on küll jooksevad ja toimetavad, aga meile nagu meeldib mõelda, et 32 on kuidagi väga eriline ja hetkel ma arvan, et me suuresti ikkagi ju oleme iga pool nagu teine. Toimetame tegelikult mingite samade võimaluste sees, on ju. Jah, et siuke üles-alla. Vahel on väga ägedaid päevi ka, aga valdavalt oleme siuke energiat ja õnne täis ja praegu ma vahel ei ole. Aga see on ka okei. See on täiesti okei ja sellepärast ongi okei seda välja öelda, vaata. Täpselt nii. Aga kuidas sa 10 aastat juba oled siin? Kuidas sa üldse sattusid 32 just siia? Ma lõpetasin Kultuuriakadeemia 2010, õppisin seal huvijuhiks ja draamaõpetajaks.
ja siis mu vanem kooliõde tegi siin koolis praktikat. Ehk siis ta on aasta nagu minust vanem, aasta varem käis siin koolis praktikal. Ja kuna siin kooli huvijuht Maarja Merikan sel hetkel oli ta huvijuht, siis hakkas gümnaasiumi õppejuhatajaks, siis otsiti uut huvijuhti. Ja mind siis see kooliõde soovitas direktorile. Helistas mulle, ütles, et ma soovitasin sind, tule vestlusele. Ja see oli keset suve, ma olin malevas, kui ma selle kõne sain. Ja siis ma tulin veel üliõpilas maleva ajal. Ühe päeva küsisin ülemuselt ära, et tule siia vestlusele. Ja ma olen Tallinnast pärit, mistõttu ma olen 13 palju kuulnud. Ma teadsin, et see oli juba minu ajal tegelikult selline aktiivne, hästi selliste loominguliste inimeste kool, aga tegelikult ma ei olnud väga kursis, mis siin muidu toimub. Ja ma käisin siin vestlusel, siis oli siin Marianna Puskar direktor. Ma olen tema viimane töölevõtt. Et ta on siuke legendaarne direktor omaaegsetele kaaslastele siin. Ja siis mul on hea meel alati mõelda, et see on see fakt minu kohta. Ma olen tema viimane töölevõtt, vaata millega ta siis hakkama sai. Ja siis ma käisin siin, mu vestlus toimus 15 minutit. Ja siis Maarja Merikan näitas mulle maja pärast seda vestlust ja siis ma läksin direktori kabinetti tagasi, seal olid 2 eksemplari lepinguid laua peal. Põhimõtteliselt ta selle ajaga juba valis mu välja, nii et ma isegi ei tea, kas siin keegi käis veel või käin kandideerimas. Ja kuna ma ei olnud üldse värskelt lõpetanud, ma olen, mis ma oma eluga teen. Ma olin siuke, kuidagi nautisin kogu aeg oma elu, oma mingid laagreid, oma praktikaid, ma ei mõelnud, mis sügisel. Ma mõtlesin, mida ikka sügisel saab. Ja siis mu enda mõte oli siin mingi, ei no ma ei hakka ju töökohast loobuma. Ja siis panin oma allkirjad alla ja siis ma läksin, ostsin šampused ja siis läksin üliõpilas malevasse tagasi ja siis oli mingi, mõtlesin, et keset suve tegin tööd on ja siis käin veel mingil töövõtul ja siis tulen tagasi, et mingi kuulge, ma sain täna endale permanentse töö sügisest, siis ma mäletan, et see oli nagu vahva, et siuke täiesti sülle kukkus see võimalus tegelikult, ütleme nii. Ma ei otsin mitte midagi ja vahel on vist nii ja sellesse ma hästi usun, et kui sa nagu teed midagi, mis sulle väga meeldib ja kontaktid on põhiline asi, mis me tegelikult ülikoolis saame. Ilmselgelt ma jäin oma koolikaaslasel meelde, ta soovitas mind ja kuidagi mu töö siis kandis nagu või mu õpingud kandsid nii palju vilja, et ma olin nagu piisav juba ülikooli lõpus kohe nagu erialasel tööl tulema, sest et kuna huvijuht on tavaliselt üks ametikoht terves majas, siis ei ole nii, et sa lõpetad ülikooli ja kõik lähevad sügisest tööle, sest et seda, see ei ole, eesti keele õpetajaid on sul mitte 10 tükki koolimaja peal ja nii edasi, ja matemaatikaõpetajaid, huvijuht on igas koolis üks. Ja neid ei otsita üldse nii tihedalt, et selles mõttes mul on hea meel, et ma kohe sain siia. Aga mulle just ei meelde, kui Maarja siis ta jõudis kuni direktorini välja. Siis... Ja, ta oligi gümnaasiumi õppejuhataja siis, kui mina tulin. Ja siis järgmisel aastal direktor. Nii? Jaa. Kas sa tahad ka edasi saada või sulle meeldib juhida? Ei, ma seda sama teekonda vist ei jätka. Seda on hea kuulda, sa oled hea huvijuht selles mõttes. Sobid väga hästi. Aitäh sulle. No, palju. Aga seda direktori asju muideks, seda ei ole üldse naljana mulle ka enne öeldud, et Kristel, üks päev sa sooviksid ka koolijuhiks, vaata, ega ma ei julge mitte midagi öelda, et ma ei tee. Ma tean ainult ühte ametikohta, mida ma koolis mitte kunagi ei peaks ja see on minu jaoks õppejuhataja. Aga võib-olla selle tõttu lihtsalt, et ma ei ole ise võib-olla nii selles, õppejuhataja teeb kohutult palju tabeleid. Ja mitte selles mõttes, et see on nüüd halb osa ja Kristi vist teeb väga hästi oma tööd. Aga lihtsalt seal on hästi palju seda, et sa haldad vaata sellist infot ja süsteem hästi palju. Sul on mingid eksamite tabelid, siis sul on mingi valikainete tabelid, sisseastute tabelid. Et siis ongi see tabelid ja kaustad ja kladed ja failid ja folderid ja siis kuna ma olen nagu arvuti taga täpselt nii palju kui peab, valdavalt nüüd rohkem, aga muidu oma töös tegelikult ma teen oma postkastid, oma listikirjad ära, aga Facebooki eventid, aga tegelikult ma ei ole suur selline tabelite armestaja, siis mulle lihtsalt tundub, et see on selline ainuke ametikoht koolis, milles sa ei saa välistada kogu seda süsteemi, mida sa pead looma ja siis ma mõtlen, et seda ma tegema ei hakka nagu. Enne ma teen neid direktori kõnesid. Vabariigi aastapäeval lõppaktusel 1. septembril. Ma võin neid vorpida kuidagi, neid tabeleid ma ei tee nagu. Aga sa tegid aktiivi? Jaa, tegin aktiivi. Kust see vajadus või tahtmine, kus see idee tuli?
Millal see oli nüüd 6-7? No tegelikult ametlikult on meil see 2016, aga ideena ma esimeseks lennuks pean neid, kes lõpetasid kooli 2015. Ehk siis just, kui peabki sel aastal lõpetab aktiivi 7. lend. Jah. Et see tekkis sellest, et õpilasesinduse koosolekud läksid massiliseks. Õpilasesindusse tollal võisid ka kuuluda kõik, kes tahtsid, mitte ainult klassivanemad. Ja koosolekud olid sellised, kus inimesed läksid käima siis, kui hakkasid korraldusküsimused. Vaata, et mis sündmusi korraldada, aga siis need küsimused, et mida õpilasesindus ka toimetame, et umbes kuidas on, olete rahul kooli õhkkonnaga ja õpetajatega ja mingite dokumente peab üle vaatama õpilasesindus, siis nendel hetkedel rääkisid üksikud inimesed kaasa. Ja ma tundsin vajadust eraldi lüüa, et säilitada mingil moel õpilasesinduse funktsioon. Et õpilasesindus oleks ikkagi klassivanemad, kelle jaoks jäävad lauale ikkagi murekohad, mingisugused sõpruskooli mõtted, klasside esindamise dokumendid, et oleks natuke puhtam see asi. Ja siis koondada kõik sellised hullud heas mõttes sinna aktiivi, kes tahavad lihtsalt möllata ja korraldada. Ja siis sellest tuligi ja see, et sinna on olnud selline huvi, ei oleks ma nagu oodanud, sest et kui me juba aktiivi lõime, siis tegelikult esimesel sügisel koos selle laagriga oli ruumis, ma arvan, esimeses laagris oli kuskil 60 inimest. Nüüd on poole rohkem. Et ta loomulikult on tuure alla saanud, aga juba siis oli see nagu müstiline, et nii palju inimesi tuleb. Ja need grupid on seal tegelikult aja jooksul nagu muutunud, sest aktiivis, me lõime lihtsalt algul aktiivi. Ja siis hakkasime vaatama, kes sinna hakkasid kuuluma ja siis hakkasid nagu kergelt et okei, seal on mingi tehnilise huviga inimesed, lihtsalt kes võtsid kogu aeg tehnilisi ülesandeid on enda peale. Ja siis, et meedia, et oleks ikkagi, kogu aeg jagasime, et oleks kooli mingi treilerid ja asjad tehtud on ja korraldusgrupp ja kunstiaktiiv tegelikult ju ametlikult tekkis palju hiljem, 3 aastat tagasi umbes. Et tekkiski vajadus, et mingi rahvas hakkaski koonduma, et nad tahavad teha plakateid ja mingeid kujundusi ise. Ja nüüd on meil nii-öelda siis 5 gruppi. Et ja ta läks jah ikkagi kohutavalt suureks. Nüüd on meil süsteeme veel rohkem. Tegelikult see on see koht, kus meil on süsteemid ja tabelid. Kes käib kohal, palju käib kohal, mingi, kes on tublid, see aktiibude teema, sest me saimegi aru, et aktiivi sa tuled selle pealt, sa oled nii palju kuulnud sellest, kui sa tuled siia majja. Need on need, kes teevad neid playboxe. Ma tahan sinna kuuluda ja siis meile tundus algul, et okei, peame jälle mingit süsteemi looma. Et pool aastat käige ja uurid või siis võtame teid siis, kui te olete juba näidanud oma tööd ja nii edasi. Aga direktor ütles mulle 2 aastat või isegi 3 või rohkem aastat tagasi, et need intervjuud, mis tehakse, vaata, kui sa saad kooli 10-ndasse, testid ära, siis kutsutakse sinna intervjuule, et iga teine küsib lihtsalt selle kohta, kuidas saada aktiivi. Et oli nagu, et kas sul on ka küsimusi, siis ongi mingi, et kui see aktiivi saab. Ise olen kooli visanud. Täiega nagu et selles mõttes Maar ütleski, et selles mõttes kas või need avatuduste päevad, et kui me hakkasime nägema neid minu aknast neid pilte tegema, siis inimesed lihtsalt on järjekorras, et maies ära. Sükesed asjad olid nagu sükesed fenomenid, mõtlesin, mis toimub. Et jah, et selles mõttes mulle endal on nii äge olnud see, et paar esimest aastat sa väga töötad üles, et seal tekiksid rituaalid. Sest ma olen alati olnud see inimene, kelle jaoks mingi sellised perekonnatunde tekitamine oluline. Me teeme hästi palju tööd aktiivis, noored metsikult panustavad, aga et olekski need laagrid, need pusafestid, mingid tehtud sisseõnnistamine, omad logod, inimestel meeldib kuuluda, kogukonna tunne tekiks. Ja mulle meeldib nüüd vaadata seda, kuidas ma nagu käin ringi nagu siuke vana ema Teresa lihtsalt vaatan pealt ja noored ise nagu jagavad, et kuidagi nagu nad teavad, nad nagu omavad juba seda aktiivi, et meil käivad asjad nii või umbes, et meil on niimoodi ja nad oskavad minu eest väga hästi seda rääkida ja kuidagi käib noortelt noortele sellise nagu kooli või aktiivitunde edasi andmine, mis on üliäge. Ja ma vist olen ka mingitel aktiivilaagris, me teeme neid koolitusi ikka kõrvalt näinud, kus lähen mööda ja siis keegi rääb kellelegi, meil on nii, et või umbes nii vaata, või siis, et Kris sulle meeldib ka asjad nii vaata, või et ei õhtuühi tekstid teeb alati tema ja kõik muu teeme ise, siis ma olen nagu aru saanud, et käivad ka mingid legendid, vaata, et juba on asjad nagu nii kaugel,
et me teame, kuidas mingid asjad käivad, siis ma kõrvalt vaatan ise vahel, et tõesti, vist on tõesti nagu kujunenud nii, on ju. Et ma olen tegelikult hästi, mul tekib iga kevad või suve algus siuke, ma lähen hästi nagu härdaks, kui ma hakkan mõtlema, kui ma aktiivile end lõpetab. Sest mulle läheb see hästi korda, sest et kui nemad tihti, me oleme koolis harjunud rääkima südamesse, ikka tulevad ja ütlevad mulle alati enne kooli lõpetamist ka, et kuidas nad tundsid, et neile läks asi korda ja nad arenesid ja nad sõitsid oma elusõbrad ja kaaslased ja kes siin käib igasuguseid asju läbi, on ju. Et siis ma mõtlen küll, et kihvt on mõelda, et sa oled loonud mingisuguse fenomeni või mingisuguse eluaegse tunde või mälestuse kellegi jaoks, et see on hästi võimas tegelikult, sest et see ei olnud ju algselt tegelikult asja idee, me lihtsalt mõtlesime, et meid on liiga palju siin õpilasesinduses ruumis. Lähme lööme asja lahku, et jah, selles mõttes on kihvt vaadata, et see niimoodi töötab. Väga õnnelik olen. Meie oleme ka, et meie selles mõttes ta on ja räige fenomen, mis on muutunud juba selle kooli nagu logoks. Sellepärast ju kõik, see aktiiv, lähme vaatame, mis see. Kuidas sellest ise aktiivist siis tunned? Väga hästi, muidugi, imeliselt. See on nagu, ma olen üllatunud, et teistes koolides ei ole midagi sarnast või kui on, siis ei ole nii tuntud, et ta annab sellise hea võimaluse, et teha seda, mis sulle endal meeldib. Ma olen käinud Tallinna Ülikoolis noorsootöö tudengitele ja Viljandis huvijuhtidele rääkimas ja nad alati küsivad mult millegipärast seda, kuidas sa motiveerid neid noori sinna gruppi tulema. Ja siis ma mõtlen, enne kui ma vastan oma peas alati, kui te vaid teaksite, et ma vahel mõtlen, kuidas neid sealt ära ajada. Mitte halvaga vaata, vaid just, et nagu ma mõtlen alati, et vaata, mis nüüd juhtus, et nagu ma ei oska rääkida neid lugusid, et lähen kooli peale, ütlen, tulge, meid pole. Või et mis siis teistes koolides toimub või et see on nii halb on öelda, et ma tegelikult nagu ei võta seda iseenesest loomulikuna. Ma arvan, et kui ma tulin kunagi, 13 muidugi oli ka väga tugevalt õpilasesindust ja asju tehti ka ju enne mind. See on kui kool, kus on alati tahetud panustada. Aga ma arvan, et meil on lihtsalt üleüldiselt selline kooli õhkkond, et me anname võimaluse noortel väga palju algatada. Ja sa pead looma selle õhkkonna kõigepealt, et see on okei, et sul on selline väljendusviis ja sellised arvamused, selline oma stiil, riietumisstiil. Me nagu ei lähe tegelikult kedagi individuaalselt kunagi piinama, et koolis käib nii. Vahel mõned märkused mõne õpetaja poolt on võib-olla, mis puudutab võib-olla mingid, ma ei tea, ekstra lühikesi pükse ja seelikuid võib-olla vahel või väga katkiseid riideid on, aga lihtsalt põhimõtteliselt keegi käia ja ütle sulle, et kuule, pikad juuksed poisil on vale või mida iganes vaata, et tegelikult jätkuvalt on ikkagi kindlasti võib-olla selliseid keskkondi, kus ta ei tahagi kuuluda siin õpilasesindusse või gruppi, kuna ta üleüldiselt kooli ei taju keskkonnana, kus ta saab ennast väljendada. Ma arvan, et aktiivi tulebki lihtsalt see inimene, kes tajub, et koolides üleüldiselt tal on hea olla. Ja see koht aitab tal lihtsalt rohkem nagu väljendada ennast ja töötada grupis. Et jah, ma nagu põhimõtteliselt olen alati ka tudengitele öelnud, et sa ei saa ka distantsi luua selles ametis. See on kindlasti amet, kus sa mingil moel saad aru, et mingil teatud tasandil, mitte nüüd odava populaarsuse mõttes, aga sa pead meeldima. Jah, et sa pead olema nagu ise avatud sellele, et sul on pikad õhtud, sa räägid noortega elust. Et kui sa oled ise siuke approachable, siis tegelikult noor tahab ka sinu juuresolekul, sinu suunamise järgi töötada. Et sa ei saa ennast lahku lüüa sellest, mida sa teed. Et see õpetaja positsioon, kellele meeldib siuke hästi autoritaarne vaade õpetamisele, siia süsteemi või aktiivi või õpilasesindusse või spordi või noorteparlamenti see lihtsalt ei sobi. Et sa ei saa seda rolli nagu võtta, mis ei tähenda, mina tunnen väga suurt austust, ma tean, et mu noored austavad mind, kõik otsused käivad alati kõik läbi minu või et meil ei ole, see suhe on ikkagi, et mul on teatav juhtimis- ja vastutusroll, aga inimlikult, kui see oleks nii, et keegi kardaks mind, sest see on nagu halb. Et see on see, mida ma ei ole kunagi tahtnud, et sa ei pea kartma tulla mulle ütlema mingeid asju. Siis ma ütlengi tõesti nendele tudengitele, et südamega asja juures, aga see ei ole keeruline rääkida, mis ma siis nagu tulen oma meetoditega ja ma tulengi, ma lähen vahepeal nende tabelitega ja kutsumistega ja ma mõtlen ju ka asju läbi, see on professionaalne tegelikult, mis ma teen. Aga lihtsalt, seal on alati see inimlik touch, mida sa ei õpeta. See lihtsalt, see on veits nagu iga teise andega. Inimestega töötamine on ka anne. Tegelikult, on ju. Ja kui sa
nojah, sa oled väga palju kõigil olemas, kogu aeg seal kabinetis ja kõik tulevad ja räägivad sulle omi asju, kas ise nagu ära ei väsi kunagi? Ikka ja vahel küll, aga siis sul on need väiksed sildikesed, mis sa paned ja ukse peale ja siis, või siis teeb Brigitta neid silte minu eest. Ma mingi hetk märkasin, et mul on ukse peal mingi silt, et ära tule, teen olulisi asju või mingi tähtsaid asju ja on see, ma pole elus siukest silti ise teinud. Et see tegi minu eest. Jah. Tegelikult see on alati olnud midagi, see on osa olnud minu tööst, mis on isegi mu päevad pikaks teinud, sest kui tuleb sündmus ja on peaproovid ja proovid, siis olen ka õhtuti, aga suur osa näiteks ongi sügisel, eriti või kevadel, kus ma näengi, et see noor jääb mu diivanile, kuna ta tahab jagada. Ja siis ma olen ikka seal ruumis ikka väga palju igasuguseid vestlusi. Ma mõtlengi, et ma olen koolis võib-olla vahel isegi mingil ma olen ainus töötaja, kes arvatavasti kõige rohkem noortest selles mõttes või noorte mingitest teatavatest eludest teab, sest klassijuhatajaid on kindlasti ka, aga mul ei käi ju klasside viisi rahvas läbi, vaid et erinevatest klassidest. Ja ma ütlen ausalt, ma olen ka koju läinud märgade silmadega, sest et seal diivanil on räägitud ka jutte, kus noor ei taha koju minna, ei taha kodus olla. Mõni teatav oluline sõprussuhe on läinud untsu või ma näengi, et tal on nagu nii valus või siis näiteks ka neid jutuajamisi, et väga kardetakse seda kooli lõpetada. Et sa oled siia nii palju panustanud, nii palju teinud, see on see sinu siuke hea soe kommuun ja tihti väga andekad muideks tunnevad kooli lõppedes, et ta ei tea, kuhu ta peab minema. Ta on siin näidelnud, tantsinud, kõike teinud. Ma ei tea, moepeeglil moega osalenud ja siis ta ongi, et mis ma siis tegelikult olen, mis ma siis tegelikult teen. Et selline maailma lõpu valu on ka vahel ja siis me nagu arutleme ja vahel lähme minu katusele, sest kevadel, mul ei ole kunagi ju päikest mu ruumis, aga kevadel on, sest et siis päike jääb nii kaugel, juba nii kõrgel, et see kella 5-6 ajal on mul siuke päikseloojang ja siis me lähme istume vahel seal katusel. Me lähme mängime korvpalli ja siis räägimegi, kuniks kool kinni pannakse, et ka selliseid jutuajamisi, kus ma vahel mõtlen, lähen koju ja mul on nagu, läks mulle nii endal ka võttisin metsikult energiat, et mul on nii ühtepidi nagu kahju. Aga ka selliseid, aga see ei ole nagu negatiivses toonis, ma arvan, see kuulub selle inimese elu juurde, et meil tekivad lihtsalt mingi lõhekohad, et me oleme nagu, lähme katki veidi keskkooli mingid eriti lõpus. Aga muidugi ka selliseid, täiesti Irnumäe tilgalpüksi hetki on ka ikka seal ruumis olnud. Et selles mõttes kõike on olnud ja võib-olla see on nii suur osa sellest tööst, et nagu see suhtluse kontakt, et ta võtab oma ajagu läbi küll, jah. Aga ma ei tea, mulle meeldib see osa sellest tööst ka. Ma olin ise keskkooli ajal ka selline, kes koolis pikalt arutles elu üle. See võiks olla alati see osa ju. Et ma saan nagu kuskil arutleda või kellegagi ja mul on hea meel, et mind on niimoodi nagu omaks võetud ja mitte kindlasti kõigi poolt. Mul ei ole ka seda, mul ei ole kunagi vist olnud ka suurt vajadust kõigile meeldida. See on muideks selles töös hästi oluline. Muidu sa oled lolliks, sest et sa võid teha ju sündmust nii, et alati on keegi, kellele ju ei meeldi. Alati on neid ükskõik, mis sa teed. Ja kui ma peaks nüüd kõigile meeldima, siis ei ole ka mingi külalits, et selles mõttes mul ei ole sellist nagu huvi ka. Ja ka sinna ju diivanile tegelikult tuleb see noor, kes tunnebki, et mina olen see sihtgrupp, kellega ta peaks seda asja arutama või rääkima. Just. Ja kas sa keskkoolis siis olid ka selline aktiivne? Jaa, olin küll. Meie ajal muidugi siuke tunne nagu 80-ndatel koolis küll. Et päris nii ikka ei olnud, aga minu ajal pigem ma tundsin, et sellist õhtustel oli vähem. Näiteks meil oli imiteerimiskonkurss, mis hakkas kohe pärast tunde kell 3 aulas alati. Ja päeva valgel, ega siis ei olnud nagu metsikult selliseid mingid prožektoreid ja asju. Ja auhinnaks olid alati mingid kommipakid ja ise tehtud diplom ja teine aeg, vaata, nüüd me oleme sponsorauhinnad, mingi mine ja käi teatris, kinos tasuta ja söö tasuta, kõike tee. Et ütleme, kaliiber oli palju väiksem, aga tehti ikka, alati on tehtud. Minu vanemad tegid, mina tegin, järgnev põlvkond teeb. Lihtsalt kõigil on see mingi oma viis, kuidas seda asja lahendada. Aga jaa, ma laulsin, ma korraldasin, ma olin koolis teati mind küll. Ma isegi läksin aasta vanem lend, mulle kohutavalt meeldis. Ma läksin huvijuhi kabinetti, ütlesin, et ma tahan selle lõpuväle üksi korraldada. Ma isegi ei kaasanud teda.
ta oli selline, ta oli lahe huvijuht, aga ta ei olnud võib-olla selle koha pealt selline, et iga asja juures, et siis ta oligi, et sina teed ja ma full on tegin selle lõpukella ise. Et tüüdid mõtlesin ise, kõik mingid asjad mõtlesin ise. Lõpukell hullult rahvale meeldis. Merit Bananin on minu lõpukella saanud, sest Merit oli minu kooliõde aasta vanem minust. Ja siis me laulsime koos kooris ja Meritiga me oleme kooliajad ja me saame siiani väga hästi läbi. Ja mis koolis? Tüügis, Tallinna Ühisgümnaasiumis käisime meie. See on seal kuskil? Viadukti juures Pärnu maanteel. Jep. Meelis on ka selle kooli vilistlane. Aha, okei. Et me oleme 3 vilistlast vähemalt sellest koolist. Lihtsalt Meelis on meist selles mõttes nii palju vanem, et kui mina läksin sinna kooli 10. siis tema oli juba aastaid vilistlane. Aga me teadsime, sest ma olin korvpallilauakohtunik ja korraldasin, Meelisele aitasin ma olin siuke, siis ei olnud spordivaim, aga ma tegelikult põhimõtteliselt olin üks esimesi spordivaime sellisel moel ka, kes siis mina ja mu klassivennad tegime nagu mingeid Meelise projekte kaasa. Et jah, selles mõttes, ja kui me nüüd käime, meil oli oma kooli 100 juubeleelne aasta, siis kui me sinna lähme, siis direktor ikka räägib ikka alati Meelisele sama juttu ja mulle ka, et kuidas ma ikka teid siia saan, et lähete nüüd mõlemad, olete võõras koolis ja teete suuri tegusid võõras koolis. Ühtepidi tore oma direktor, see on minu direktor, ta on siiani direktor, ütleb, et talle nii meeldiks, kui me oleks seal. Aga mind ei ole selles mõttes, ma võin sinna minna mingeid valikkursuseid andma, ma olen enne ka öelnud, et kui on vaja, aga mulle väga meeldib tegelikult see, et ma lähen sinna kooli ja mu õpetaja jääb mu õpetajaks. Ma kuidagi olen alati tundnud, et ma oma kooli tööle ei taha minna. Paljud tulevad, vaata ka siia, see on nende oma valik. Aga tegelikult mulle meeldis natuke mõelda, et õpetaja on minu jaoks eeskuju. Ja õpetajate tuba, kui sa seal ise oled ka kolleeg, ilmselgelt võtab selle fenomeni ära. Sest sa näed ka õpetajat teises olukorras, kui sa oled harjunud, vaata, see muutub sulle võib-olla igapäevaseks. Ja siis ma olen alati tahtnud oma kodukooli minna niimoodi, et ma tunnen, et see on kuidagi minu jaoks nagu siuke, see andis mulle nagu nii palju ja see ei ole minu jaoks igapäevane. Millegipärast jah, mina olen nagu mõtlen nii, et mina oma kodukooli ei lähe tööle. Aga jah. Oli aktiivne, on lühike vastus. Aitäh sulle. Aga mul oli isegi see halb, et mul ei olnud väga reaalaine inimene, siis matemaatikatunnis mul oli väga tihti siuke, et küsisin ennast välja. Aga ma olin ära mingi 20 minutit. No, tabelika ei meeldi. Ei, just. Ja siis ma läksingi sinna huvijuhi kabinetti ja siis sel hetkel mu klassivennad olid seal juba ees mingi pea printeri ja koopiamasina vahel. Tegid endast seal pilte, see huvijuhi kabinetil alati mingeid koopiapilte minu klassivendadest täis mingi X nägudega vaata. Siis läksin ja suhtlesime seal, jõime teed ja siis mingid vaatasin, okei, matemaatikas pead tagasi minna. See oli nii halb, väga halb, et ma seda nüüd räägin, on ju. Aga lihtsalt koolis on vaja õppida ka ridade vahelt tegelikult, et meil on väga palju aineid, me oleme laia silmaringiga Eesti noored igal juhul, aga fine minu meelest on teha ka valikuid, kuniks sa ise saad valikutega hakkama. See tähendab, et sul on respekt õpetajatega, klassikaaslasega, sul ei ole mingeid pahandusi, vaata. Siis mingil moel sul on ka võimalus rohkem ise ära teha. Kui sa oled nagu selles mõttes, ma ütlen oma õpilastele ka alati, et suhted on väga olulised, suhted õpetajatega, klassikaaslastega, tee oma valikuid nii, et keegi teine sinu valikute pärast ei saa kuidagi koormatud ja siis ei käi sulle keegi ka pinda, kui sul on asjad lihtsalt korras. Ma olin 4-5-line tegelikult. Lõpetasin 4-5-ga gümnaasiumi. Mul oli 11. oli ka mingid 3, et selle aasta võtsin full on korraldusele lihtsalt, sest tollal ei olnud nii, et 3 aasta hinded on olulised, vaid viimase aasta hinded olid olulised. Ehk siis kuidagi saime natuke lõdvemalt võtta. Et ma selles mõttes tegin kõik ära, meil on õpetajatega head suhted, aga ma väga palju juba keskkonnal panustasin sellesse, mis mulle tegelikult rohkem meeldis. Ja kuidagi ei olnud kokkuvõttes mingit probleemi. Eelmine aasta, sa mõtled mu rännakut või sa mõtled lihtsalt, mis mu viimane reis on? No see rännak, ma arvan. See oli mingi pool aastat eemal ju. Jaa, olin nüüd on juba 2019 sügis. See on juba varsti 2 aastat. Jaa, ma olin rännakul ära, jah. Ma kutsun seda rännakuks, sest see oli siuke 4 kuud minu aega. See oli hästi teadlik valik, ma tundsin 2019 kevadel, et ma olin nagu läbi. Sest tegelikult see töö, mis ma teen enda jaoks, mulle kohutavalt meeldib, aga see on hästi praktiline töö. Metsikult suhtlemist, füüsiline, vaimne, igatepidi full on 12-tunnised päevad ka.
ma mäletan, et see oli ka see aasta, kui olid tantsupeoproovid ja ma käisin tantsimas ja need olid, kuna me seal tegime, tantsupeol on mingid erinevad liigid ka, see oli see nii-öelda kõige raskem, kõige kõrgem liig, siis alati olid kõik nädalavahetused ka täis igasuguseid proove ja muid asju. Ja siis ma tahtsin ju, siis koolis oli veel see EV101 tantsupidu, mida ma siin korraldasin ja ise veel tegin füüsilise teatri etendusega Vabatsooniks, mul käis kõik, mul looming ja kõik läks kokku, ma nii tahtsin. Aga ma tundsin, et ma olen nii läbi, ma olen nagu kõigile andnud ja siis ma olin nagu, kes ma olen, mida ma tahan ka vahelduseks. Siis ma ütlesin Maarja Meriganile, et ma lähen nüüd rännakule, et kas ma lähen lahkun töölt, või siis, see ei olnud manipuli, see ei olnud nii nagu, ma ütlesin talle, et kuidas sulle nagu parem on, et kas ma lähen täitsa ära, mina ei tea, dokumendid ja ametlik värk, või siis tabel, kuhu ma lähen, et mind pole. Või siis, mul on mingi asendaja ja ma käin korraks ära ja kuna mu enda praktikant Jaanika oli nõus mind asendama, siis ta lõpetas just ülikooli ja tal kohe sügiseks tööd ei olnud ka ja siis ta ütles, et väga hea praktika oli pool aastat. Siis ma sain niimoodi ära käia, et ta lihtsalt asendas mind ametlikult, et ma siin ametlikult ikkagi tööl ei olnud. Ja siis ma käisin mööda neid erinevaid budismikeskuseid, mediteerisin, käisin erinevates tantsulaagrites, lihtsalt avastasin ennast. See ei olnudki nagu nii-öelda geograafiline reis, et ma ei käinud niimoodi tegemas vaatamisväärsusi nii väga, kuivõrd lihtsalt olemas endaga ja ma leidsin sellelt rännakult väga palju olulisi inimesi ja ma leidsin enda, mis oli kõige ilusam. Et kui ma tagasi tulin, siis ma olin mitu kuud täiesti zen. Sa ei saa sellest aru. Esimest korda elus mu pulsikell näitas ka mingit 44. Siis ma olin mingi, mis asi, hakkan surema varsti. Et siuke maratoonari kell oli mingi mis asja. Kuidagi nii zen olin omadega, et see tunne, kui sa hommikul ärkad ja ma olin ka sotsiaalmeedias täiesti, ma teadlikult läksin ära. Andsin kõigile septembri alguses teada, et mind ei saa 4 kuud Instagramis, Facebookis, Messengeris kätte. Aga mul on meil, ilmselgelt, sest ma tellisin endale lennupileteid või rongipileteid või et toimetasin mailis ikka ja mul oli nii tore, et oli õpilasi, kes mulle kirjutasid selle jooksul mailile, kuidas mul läheb ja mis ma teen ja siis mu enda üks parimaid sõpru kirjutas mulle nädalakirju, näiteks nädal 1 kuni nädal, ma ei tea, millega see lõppes, et selles mõttes ikkagi mingi kontakt nagu säilis, aga ma olin väga ka ära. Et mul oli oma reisipäevik ja hommikuti oligi, et ärkad ja mõtled, et mul ei ole to-do listi. Mul ei ole to-do listi. Ma olen elanud nii veel aastaid to-do listiga või päevikuga või märkmikuga, koosolekud, tunnid. Ja ma olin lihtsalt kirjutasin lihtsalt oma tundeid ja mõtteid oma päevikusse ja siis käisin ja eks mul tekkis muidugi selle rännaku jooksul mingid kokkuleppeid või mingid asju, kus ma käisin. Aga tegelikult kõik mul oli planeeritud esimesed 3 nädalat rännakust, ülejäänud ma vaatasin flow'ga. Pluss selle esimese 10 päevaga ma juba vahetasin oma ideed, sest ma kohtusin nüüdseks oma ühe parima sõbraga Manchesterist, seal budismi keskuses Inglismaal. Ja ma pole kunagi Manchesteris käinud, aga see on koht, kuhu ma olen alati tahtnud minna, sest et ma olen suure Oasise kuulaja. Manchesteri aktsent mulle meeldib, ta on UK-s mulle hästi midagi, nagu tundsin, et see on minu oma. Kohtusin temaga seal 7. päeval ja siis kutt ütles, et davai, siis tuleb minu juurde 3 päevaks Manchesteri ja siis ma mingi, davai. Ja nii oligi, et olime 10 päeva seal ja siis ma läksin 3 päevaks tema juurde Manchesteri ja nägin seda linna, millesse ma olin armunud aastaid enne, kui ma seal käinud olin ja sain aru, et see on minu koht. Ja niimoodi mu reis käiski. Leiad mingi inimese, Saksamaal tantsulaagris üks fotograaf Madridist, hispaanlane, kelle juurde ma lõpuks Madridis ka laekusin ja tema juures elasin mõned päevad. Kohtusin selles samas tema Madridis ühe Euroopa meistriga, kes on trikirattur ja mingisugune DJ ja ma tegin kogukonna sündmust nendega kaasa. Ja ma olen nagu selles mõttes, mul juhtus nii palju asju sellel rännakul heas võttes. Ja see on üks asi, mida ma olen tahtnud alati kaasa tuua oma ellu, ka edaspidi, mis ei ole alati lihtne, ongi see lase vabaks ja lõdvestu, lihtsalt ole avatud. Ja kui ma tulin Eestisse tagasi, siis mul oli vastupidi kultuurishokk, et mul oli algul siin raskem ära tunda oma sõpru ja oma asju. Mul oli isegi hetk kodus, kus ma ei saanud aru, kelle riided seal kapis on. Ma polnud näinud neid. Ma olin nagu, need on minu asjad. Mingi täiesti siukseid absurdseid asju. Ma käisin mööda linna hästi aeglaselt ja hästi vaikselt.
ja hääl läks hästi madalaks, nii et üks vilistlane, kes mind nägi, ütles, Kristus on nii madala häälega, et ma kuidagi nii sennistusin. Ja ma olin hästi, ma ei kiindunud, ma olingi nagu, et jäid need, kes jäid mõelnud, kes ei jääd, need läksid. Ma ei tea, ma käisin ja hõljusin ja muidugi elu tuli pea ja ma vahel igatsen seda hõljumistunnet. Aga see on hea märk või kogemus sellest, et see on võimalik. Võtadki enda aja, oled endaga, sest kui sa endaga õnnelik ei ole teistega ka, siis sain sellest aru ja kuidagi lõdvestusin täiesti. Ja muideks sel hetkel tulevad inimesed su ellu rohkem. Et muidu vaata, meile meeldib hästi kinni hoida teatavatest inimestest või olukordadest või lahti lasta on nii keeruline. Siis ma kuidagi võtsin, et see on elu ja ma ei tea, mingi hästi mõnus laine oli peal. Ja võib-olla praegu, kui natuke raske, mulle meeldib sinna nagu tagasi minna. Ja siis vahepeal kasutangi seda meditatsiooni või selliseid enda ette olekuid, et kogu aeg endale meele tuletada, et positiivsed vaibid ja rahulik olek, et see on nii oluline. Et enda õnn tuleb esimesena. Aga see töö siin lihtsalt, ma teen seda enda jaoks ka, aga ilmselgelt ta on hästi väljapoole ka kogu aeg, et teistel oleks hea, et teised saaks proovida. Ja ma ei hakka seda üldse heitma kuidagi välja ka, et öelda, et see töö imeb nii palju sisse, et on kerge ennast ära kaotada. Et ma ei ütle, et on hea ja mõnus ja minu elutöö. Aga selliseid päris jõhkraid pause peab äkki endale lubama vahel, et teedki, et suvi on täiesti minu päralt või ongi see mingi pool aastat. Et siis ellu jääda, et nüüd kui ma tagasi tundsin, ma hakkan jälle mingil moel nagu otsest. Et jah. Ja sa oled käinud siis veel, nii palju ma tean, et nendel kogukonna või vabatahtlikuna igal pool. Jah, eks ma praegu vist nagu nii palju ei ole, aga tollal jah, ma olin Austrias vabatahtlik ja sest kõlab põnevalt, et kas sa soovitaks noortele ka näiteks, et jaa, et ka need, kes tahavad siin vaba aastat teha, paljud mõtlevad selle peale, mis on nii lahe. Sest et kui mina lõpetasin keskkooli, keegi rääkinud tegelikult sellest. Üksikud läksid Austraaliasse, siis oli see laine hakkas kuidagi, et käia Austraalias, on ju. Aga see vaba aasta, ma mõnes mõttes soovitan noortel see vaba aasta ikkagi mingil mõnel sisustada. Sest ma näen seda vahel, et see vaba aasta, et tahetakse lihtsalt pärast gümnaasiumi koormust, lihtsalt üldse mitte mingit koormust. Aga need, kes nagu ei planeeri endale mingisugust konkreetset projekti või programmi, siis kuskil seal 3. kuul sügisel, nad on ka mul siin lihtsalt mõned külas käinud, tunnevad ikkagi igatsust mingisugust teatavat realiseerimise järgi. Sest te olete, noored eriti on selles vanuses, sa tunned, millegipärast me tunneme, et me kogu aeg kaotame, kui me midagi ei tee. Ja kui sa algul tahad väga hullult, et vabastada ennast kõikidest koormustest 10 lõpus, siis tegelikult mingi hetk hakkad tundma, et aga kus on siis seesama, millest ma praegu elus räägin, kus on mu väärtus, kui ma ei teosta ennast. Eneseteostus on tegelikult ju meie püramiidi tipus ka, on ja Maslow püramiidi tipus meie vajadustes, et see eneseteostus mingi hetk ikkagi eriti noore inimesel tuleb peale, et mida ma võiks ära teha. Ja see ei ole midagi, mida peab tegema pärast keskkooli. Mina tegin vabatahtliku teenistust aasta pärast siin töötamist, ehk siis pärast ülikooli isegi. Ja võtsin tegelikult nii, et ma läksin 24-aastasena tegema programmi. Seda vist saab jätkuvalt teha kuni 30. 18–30. Ja see lihtsalt üks viis, et olles projektis vabatahtlik, see tähendab, et sa ei saa otseselt palka ega sul kõik muu makstakse kinni Euroopa Liidu rahade eest, on ja kõik elamine, toitlus, sa saad isegi taskuraha, aga sa tunned, et sa realiseerid mingisugust enda huvi, sest need on hästi erinevad, kes tahab keskkonnaprojekti, kes tahab noortega töötada, kes tahab mille iganesega. Ja sul ongi sellised lühemad tööpäevad iga päev. Need ei ole täis pikad tööpäevad, kus sa lihtsalt siis mingites aitad sellel kogukonnal mingisuguse väärtusega siis kaasa. Mina õpetasin, ma mäletan inglise keelt ja tegin sotsiaaltöötubasid töötutele noortele ja tegin draamaklubi ingliskeelse, seal õpetasin teatrit õhtuti ja siis korraldasin mingisugust messi, ma mäletan, ja tegin nagu hästi erinevaid asju, mis siis see keskus andis. Ja õppisin tegelikult oma töökohta seal hästi palju, sest ma korraldasin näiteks ühte spordipäeva ühes noortekeskuses, kus siis me tõime kokku kohalikud Austria noored ja ka kohaliku Türgi noored, sest et seal on Türgi kogukond hästi suur. Siis
esimest korda õhtul sattusin vestlema, kus Türgi noormehed rääkisid, et näiteks nad ei tunne kodutunnet, on ju. Et nad tunnevad, et Austrias nad on sisserändurud. Türgi, kui lähed oma esivanematele külla, tunnevad, et nad on äraandjad, nad on need lahkujad. Ehk siis see koduta tunne 16-aastasel on midagi, mida näiteks Eesti noor ei taju, ei tunne, see ei käi läbi, vaata meie. Aga olla seal, saad aru, et aga nende noortega peab tööd tegema. Kuidas sa nagu lähened neile, et neid kogukonda tuua. Mina tegelen näiteks igapäevaselt väga vähe sellega, kuidas erinevast rahvusest noori kokku tuua, sest valdavalt meil ei ole seda. Või nagu vene noored on nii juba suur osa meist. Ja need mõned üksikud on ju, kes meil on siin mujalt iseenesest ei ole nagu nii raske, et sa ei pea mõtlema kohutavalt sellele, et see on nagu multikultuurne ühiskond. Seal on, seal peab noorsootöötaja iga päev mõtlema selle peale, et sul on islami usku, näiteks noored, ja mingitel hetkedel mingid asju nad ei tee, mingitest asjadest nad ei räägi. Et sa pead nagu kõiki austama ja kõiki kokku tooma, et see on hoopis teised väljakutsed. Ja see hästi avardas mu maailmapilti tegelikult. Et see on osa tegelikult mu tööst lihtsalt siin keskkonnas mulle seda kunagi ei õpetata ja ma ei puutu kokku. Aga see ei tähenda, et seda ei eksisteeri, seda ülesannet. Et see on hästi põnev ja minu meelest üldse minna ja teha midagi, mis su mingi huviga kokku läheb ja sa tood selle Eestisse teatavat mingi arusaama oma töösse. Et ja empaatiat on meeletult vaja. Nii kui sa reisid, sul tekib see. Sest et sa oled reisil palju avatum. Sul ei ole sellist tavalist rutiini. Siin ma käin, me käime kuskil, me tegelikult või analüüsi õhtul, kuidas ma suhtlesin kassiiriga või kuidas ma käitusin bussis. Ja nii kui lähed välismaale, saad aru, et mul on sõpru, kes on Eestis käinud ja bussi oleme läinud, siis mul üks portugallasest sõber niimoodi lõugas seal. Mitte üldse halvasti, siis ta pärast ütleb mulle, mis teil toimub, teil on nii vaikine ja igav ja mõttetu nendes bussides. Mõtlesin, millega te tegelete seal Portugalis. Ja siis, kui ma käisin seal Portugalis ja bussi läksin, ma olen mingi jambolaya, siuke tunne, nagu pane endale midagi selga ja naudi lihtsalt bussi ühest otsast teise mingit liikumist. Saadki aru, et see on nagu tema jaoks nii normaalne, vaata. Väikesed keskkonnad on ja või Austrias ma mäletan, et ma läksin mingi kassajärjekorras ka veits närvid, mis mõttes kassiir räägib seal mingi inimesel pikalt juttu, mul on vaja, mul on asjad lindi peal. Seal on normaalne, kõik jumala rahulikult ootavad, sest kassiir ja see ostja olid sõbrad. Jäi vestlema sinna, kuniks siis edasi lasti lint, aga meil Eestis et jookse nüüd minu pärast nii väiksed detailid, sellepärast on vaja käia. Nii et igal juhul kõik noored, vahel on see koolis ka, nad kardavad, et õpetajad ütlevad, et ei, siis enam ülikooli ei lähe või siis, kui sa midagi jätad vaheaasta, siis sa enam ei taha kuhugi minna ja jama jutt, nagu mina olen alati see 2 käega, minge rännake, käige nagu kogege ja tulge tagasi ja kasutage siin ära ka, ja kui jääte, siis jääte. Üks asi on, mis jääb nagu südamesse hästi palju, on see, et kui sa käid, siis annad ennast nagu ära kuhugi tükikese. Mina vahel tunnen seda, et tahaks lihtsalt mõni laupäeval kutsuda selle sõbra külla, aga ei saa. Vaata, see on see, et sa kiindud ka. Mul on tõesti häid sõpru ja kursusekaaslasi ja ma olen Londonis aasta ja Austrias aasta ja kuidagi niimoodi ära käinud. Et ma vahel lihtsalt tahaks need inimesed kokku kutsuda. Ja mingi hea lauamängud õhtu teha, lollitada, möliseda, limonaadi juua. Mõni laupäev. Nende sõpradega, kes lihtsalt on kaugemal. Ja siis ma nagu, nüüd ma siin hiljuti panin Instasse ühe story, mille peale reageeris ka üks sõber, kes lihtsalt kirjutas, et ma ei saa aru eesti keeles, mis sa küll oma story'le kirjutasid. Aga ma tundsin, et ma igatsen sind ja kui see aeg on läbi, siis raudselt kohtume. Väiksed asjad on ja jälle mini sõber tuleb aastate tagant ja lihtsalt tuletab ennast meelde, et jah, seda ma tunnen, et tükikesed on nagu jäänud. Aga see ei ole üldse halb. Tegelikult see on ju minu võit elus. Et ma olen leidnud ja noppinud inimesed mujalt maailmast ka endale nagu südamesse. Nii et jaa, palun, käige. Ma küsin, mis see projekti nimi oli, milles sa osalesid? See on nüüd, Eestis nüüd on projekt on nimetust muutnud. Selle peaks leidma noored.ee. Ehk siis minu ajal oli ta Euroopa noored selline projekt. Siis sihtasutus Noorteagentuur korraldab seda. See on nii-öelda need Erasmus+ projektid. Et sealt leiab selle info üles, jah.
praegu on vist isegi neid saite mingi sadu, kus sa saad minna vabatahtlikult. ja kes tahab tööd teha, siis Workaway on näiteks hea koht. mina olen Workaway'd kasutanud. inimesed, sa pead selle ära kasutama muidugi, et aru saada ja usaldada. aga mina olen selle kaudu käinud ja minul on nagu ka hästi läinud. et Workaway on ka, et igaüks ei tahagi minna ju. sest Workaway's sa võid valida ka 2-nädalase projekti. sa ei pea minema kuhugi mitmeks kuuks või pooleks aastaks. et lihtsalt rännata ja teha kuskil tööd ja see ei ole nii, et sul peab mingi soon sees olema. teate, inimesed satuvad juhuslikult ja siis nad avastavad, et see on minu teema. täiega mulle meeldib see mingi nagu proovida. et lihtsalt mulle vahel on see, et mulle tundub, et rutiinis on tegelikult oma hea asi. mulle näiteks mingi hetk ma otsisin oma elus rutiini, sest et see aitas mul tasakaalu leida ja olla õnnelikum selles kohas, kus ma olen. aga mulle meeldib, et ma praegu tunnen, et mul ei ole enam seda, et mul jäi midagi tegemata. ma vahel tunnen näiteks oma eakaaslastega, kes vahel ikka läheb jutt selle peale, et nad mõtlevad, nii tore, et sa käisid. nii mõtlen, et oleks pidanud ka. ja siis ma vahel mõtlen, et sa ei ole tegelikult liiga vana. me kunagi ei ole keegi liiga vana, et uuesti minna ja käia ja mingites asjades. aga millegipärast vahel inimene mandub mingis vanuses, tunneb, et enam ei ole minu aeg. ma ei ole enam nii noor või ma ei jaksa või mida ma nendega kõrvuti jooksen, vaata. et millegipärast me elame hästi noorust ülistavas maailmas. ja võib-olla isegi rohkem Eestis muideks kui välismaal. kui mina elasin mujal, siis ka väga lahedalt näevad välja ja käivad igast baarides palju vanemad. meil millegipärast vanem inimene ei julge enam minna, sest et igal pool on juba 16-aastased, 18-aastased. see ruum on hästi, kuidagi hästi sisendatakse, et hästi paljud asjad tuleb nagu noorena ära teha. ja siis kuidagi plaks tundub, et kõik on 35+ ja kodud ja seal lastega ja pesumasinad ja köögid ja keegi enam kuskil väljas ei käi. ja siis sa käid kuskil mujal maailmas, Euroopas ja näed, kuidas jõhkralt lahedad elavad keskealised. Neil on mingi oma stiil, neil on omad kohad, nad on vabad. et kuidagi me tuleme nagu kogu aeg järgi nendele Skandinaavia ja sellise Kesk-Euroopa riikidele. et meil on seda rohkem. ja siis, kui sa ära käid, saadki ära, et vau, ma olen siin jumala noor, ma võin veel 20 aastat nagu jännata, vaata. ja meil vahel tunned vastupidi, et oi, nüüd vist on kõik. nüüd ma istun kodus, vaata. annab räägi palju stressi juurde. ma ise ka tunnen, et see mingi, issand jumal, ma sain 18, et nüüd ma täiskasvanu peaks hakkama nagu, ma juba jäin maha teistest ja see on just seesama, mis sa enne ütlesid ka, see eneseteostus. mis on see tunne, et sa peadki tegema asju ära, aga siis nagu tekib see küsimus, et kas see on vajalik ka või kas üldse nagu mingisugune edu järgi käimine, nagu kas see on vajalik. see on nii huvitav, ma ei tea tegelikult, kust see tuleb. see oli minu ajal ka nii, et Eestis millegipärast me ülistame hästi seda verinoorusaega ja ei näe, et tegelikult igal kümnendil elus on veel, vaata on, ma ei tea, kuidas sa tunned, mina vahel linnapildis tunnen ka, et kuidagi nii õnnetu näeb vahel välja see 50-60 aastane inimene juba ja kuidagi palju vanem näeb ka välja kui mujal maailmas. et miks on nii, et sest kui sa hakkad mõtlema, suurem osa elust me ei ole noored. me elame Eestis väga kaua, 80-90+ ja kui me suhteliselt juba üle 40-stele ütleme, et mis sul siin enam uuesti kooli on vaja minna või tööd vahetada või mida iganes, siis põhimõtteliselt me võtame inimese lootustelt ära poole elust või isegi üle poole. ja see on midagi, mida mina oskan võrrelda, kuna ma olen mujal maailmas elanud ja täpselt seda märganudki, et kui äge on olla vanem inimene mujal. Sest näiteks see üks parimaid sõpru Manchesterist, ta on 22 aastat vanem kui mina. Mul ei ole ühtegi sõpra Eestis, kes on minust nii palju vanem. Mul jääb põhisõprusringkond jääb kõik 10 aasta sisse või pigem isegi 5. Onju, kellega sa nagu päriselt läbi käid, aga mujal maailmas omada endast 20 aastat nooremaid ja 20 aastat vanemaid sõpru ja need kõik kokku kutsuda ühte ruumi on täiesti tavaline. See hakkab meil rohkem tulema, sest aina rohkem meie noored käivad ka ära. Ma ei tea, loovad perekonnad hiljem või vahetavad veel koole ja töökohti palju hiljem. Meil tegelikult hakkab see kujunema, et enam ei ole seda sotsiaalset normi, et sul peavad olema, ma ei tea, lapsed selles vanuses või tehtud asjad selleks vanuseks. See kergelt tuleb, lihtsalt ütleme see kõige vanem generatsioon, kes sul seal sünnipäeva lauas vahel meelde tuletab või küsib sult, kas ikka 4-5 ja ma ei tea, kas teil on, minul on siiamaani vanem enam-vähem, kui sul 4-5 ja siis mul mingi, et selles mõttes nagu see ongi see, et nagu meil on lihtsalt Eestis see aeg nii kirju, vaata, me oleme nii
vähe aega olnud nagu vabas riigis ja meil on nii palju erinevaid selliseid kordi üle käinud, et meil on veel nii palju erineva mentaliteediga inimesi liigub riigis, siis tegelikult väga paljudes riikides on seda vabadust või seda läänelikku elu olnud kauem. Ja siis mulle tundubki, et sealt tekib selline suhtumise vähe, et nad väga ei sekku oma generatsioonide elusse, võib-olla meil on natuke rohkem, et oled mingi, kuidagi ei ütle mingit ju vanavanemate aeg, noorte, vaata meile meeldib kuidagi hullult rääkida niimoodi ja mujal maailmas ei räägita, et jah, see on see, võib-olla ma tahaks ise hästi öelda noortele, et ärge põdege, et esimesed otsused pole õiged. Minge ülikooli ja kui jääte pooleli, siis jääb pooleli, siis muidugi loobumisega on ka siuke asi, et ära kohe kergelt loobu. Tee mingi hetk, sest et see on üks teine asi, mis mind võib-olla hetkel kergelt endale järeltuleva põlve juures vahel paneb muretsema, on see, et kuna meil ei lubatud loobuda, siis ühtepidi halb. Me ikkagi hambad ristis väga palju tegime asju ära. Siis tegelikult see kasvatas natuke selle ma teen ära kultuuri. Mina olen ikkagi pigem see, et ma hiljuti loobusin ühest asjast, mida ma pole ammu üldse loobunud üldse oma elus ja ma võtsin seda nii raskelt tegelikult kohati, et kas ma teen ikkagi õigesti. Aga kuidagi mulle tundub, et me oleme hästi palju saavutanud või teinud oma eakaaslastega, ma tunnen, kuna me tuleme hästi sellisest, pean ära tegema. Ma nagu proovin, kuniks ma jaksan, võtan riske ja mõndades otsustes ma arvan, et see on ka mõne elustiili koha pealt vale, aga see, et me oleme midagi palju jõudnud teha nagu hea. Ja siis vahel mulle tundub, et ma ikka mõnele noorele koolis ütlen ka, et raskused on osa nagu mingisugust asja jõudmisest. Ära anna kohe alla, kuna mida sul inimesega ei klapi või sul said esimese negatiivse tagasist, et see on kriitika. No sa pead püsti seisma jääma ka kriitikaga. Et selles mõttes tuleb läbi käia vahel sellisest jamast ka, et aru saada, kas see meeldib või sobib mulle või kas või suhted on elus üldse. Et ka see, et ma näen vaeva, et olla heas sõbra, perekonna, kaaslase suhtes, et seal ei ole kõik pidu ja pillerkaar. Et seda selline, see on võib-olla lihtsalt siuke ajastu märk ka, et ma saan kogu aeg endale uuema telefoni osta, ma saan kogu aeg asju vahetada ja see läheb natuke suhteellu ka või selliste eesmärkide ja projektide ellu. Ja seda mul on natukene nagu valus vahel vaadata, et mul tunnen rohkem kui kunagi varem ka aktiivis seda, et inimesed haihtuvad vahel oma võetud ülesannetes või jätavad mingeid asju kergelt pooleli ja siis ongi see, et teed mingi jutuajamise, veits motiveerid ja inimene tuleb kas tagasi või loobub, kes on tema valik. Aga et vahel see hambad ristis mentaliteet ei ole halb. Mingi maani. Kui sa siis tunned ka, et ei, muidugi siis jäta ja loobu ja mine uuesti. Aga mulle endale meeldib, kui on veits raske ka. See on nagu päris asi, vaata, tunned, et ei, see on ikka minu asi. Kui sul on raske, kui sul on ka osa sellest, vaata. Sest ega koolis ei ole ka need huvijuht on mingi, kogu aeg on mingi, mina teen huvitegevust, minu elu on lill, vaata. Et selles mõttes ei ole, me ise ju tegelikult kogeme seda, et mingid projektid on sellised, et ma ei tea, monteeridki mingi 2 ööpäevad järjest ja sul on jumala läbi, ei söö, ei joo, kõigi peale oled vihane juba, aga ära teed, siis tegelikult lõpuks sa oled nagu uhke, teised ka tunnustavad, ise oled nagu, see on kõige olulisem, ise oled uhke, tegid, kõik näevad, ma ei tea, see on su registris, sa tunned, et see on su kogemus olnud, et ma usun sellesse tegelikult väga, et päris asjad ei tule alati läbi pillerkaare. Täpselt kõik on ju raske, tegelikult tuleb läbi kogemuste. Ma korra vaatan, kui me siin... Me vist oleme rääkinud kaua, ei tea, kaua siis meie kuuled, meiega on viibinud. Kas sa tahad midagi lõpetuseks öelda? On sul midagi südamel veel? Mul ei ole vist südamel. Nii armas, et sa tahtsid minuga vestelda. Mul on olnud tore avada. Sina tegid selle mugava õhkkonna, et mina tahtsin sinuga rääkida. Jaa, nii tore. Ei, põhiliselt mina olen õppinud 10 aastat oma noortelt. See on nagu lahe. Nagu noored on freaking, nii lahedad inspireerivad. On, nagu tõsiselt nagu meeldib olla teie seas. Äkki sellepärast ka siiamaani inimesed küsivad mult dokumenti. Vahepeal mõtlen, et nagu, millal see lõpeb nagu. Ja siis saangi aru, et äkki ma lihtsalt liiga kaua noortega töötanud. Homsest lähen vanade kottu. Aga sa pead ainult limonaadi ostma. Kes sa sult dokumenti küsib? Küsib siiamaani. Aitäh kuulajatele ja aitäh kõikidele. Aitäh sulle. Aitäh sulle.